vend on ka nagu Tarzan selle Mowgli kõrval, kes siin kirjas välja toodi, et nagu sotsiaalsed oskused null, vend midagi aru maailmast ei saa, ma vahepeal mõtlen, kas mingi enekat ei taha teha. Mõtlesin sel hetkel, et mis see tõenäosus on, et ainus minu vanune mees, kolleeg, on meie väikses kollektiivis ka gei ja matchib minuga Tinderis. Kõlab nagu halb sari. Läksime siis vetsu koos. Ta võtab telefoni välja ja ütleb hoia. Peale seda võtab ta kotist välja väikse kilekoti, kus sees on kokaiin. Ma kuulsin, kuna see on kuulnud jutu, et me ei rääkinud. Absoluutselt. Okei, ma kuulsin ka, et see, miks me peame nüüd, ma ei tea, pärast 10 ei tohi põhimõtteliselt koolis olla või see, et üldse registreerima peab ikka seda olla, seda ma ei teadnud. Aga et keegi mingi seksimisega kuskil vahele väidetavalt arhitektuuri instituudist. Okei, tere armsad kuulajad, vaatajad. On head uudised, on halvad uudised. Hea uudis on see, et me oleme tagasi pärast pikka pausi. Halb uudis on see, et me oleme põhimõtteliselt ehitusplatsil. Mis juhtus on me terve aeg oli see stuudio püsis ilusti ja täna, kui tulime tund aega enne episoodi, see asi on lihtsalt ära lagunenud. See peabki nii olema. Nüüd see peabki nii olema. Jah, et nüüd harjuge, ei see ükskõik, mis siin taga on, mind ei huvitavad. Kõik, mis mu selja taha jääb, mind ei huvitavad, sest ma ei näe seda. See on minevik. Jah, meil on tulevik. ja see on palju põnevam visuaalselt kui mingi must taust lihtsalt. Nagu lõpmatu must taust. Ma loodan, et see traat ei kriipinud nüüd telekat ära, kui see sinna alla kukkus. Ma ausalt öelda julge sinna pole vaadatagi. Okay. Jep. No see on minevik, me ei vaata seda. Jep. Aga see, kusjuures läheb hästi tänase episoodi kokku, mis on meil kuulujutud, eks ole. Kuulujutud on ka põhimõtteliselt see, mis sa näed mingi stories eespoolne osa, et see taga, mis see tõde on, seda me tegelikult ei näe ja see läheb nagu selles mõttes üli hästi kokku. Nii et tegelikult oli kõik plaanitud. See tundub küll väga plaanitud. Ainult, et kardan, mina olen see, kes selle kõik korda peab tegema siin laes. Ja kindlasti. Ja ei tee midagi. Äkki Rein on ka abiks ja siis ma jään haigeks selle päev. Kõik ei tule kohal. Aga et vai, paneme saate käima. Siit vist see käis. Teate, mis ma ütlen nüüd? Jah. See on mu lemmikulaul! Podcast! Let's go! Okei. Võime värskendada kõigile öelda ka, kes me siin üldse oleme. Võib-olla inimest meid ära unustanud. Mina olen Reimo. Tere, Maria. Saara. Meeldiv. Jep. No nice. Pikka pidu ei ole. Tänane plaan on siis, nagu me korra juba mainisime, me kogusime nüüd umbes kaua 6 aega? Kettu 6 aega kogusime neid kirju? Umbes 6 aega. Kogusime 3 kastelik kooli peal, meil oli internetis vorm, mida sai täita, me tüütasime, kes tüütas, kes ei tüüdanud, ma ei tea, igast grupid, mis meil on värki, et inimesed kirjutaks igast pahna, ükskõik, suht lahtine on kõik, siin on kirjas ka, et ma ei tea, kaklesid, klassivend, kogub koolist taarat, tegelikult mina, muud võimalused, ühesõnaga, täna me võtame ükshaaval need kõik ette, prügi proovime kõrvale, et tõenäoliselt satub see silme ette ikka. Kiirelt räägime, mis me arvame sellest ja liigume edasi. Äkki tuleb midagi pulli. Teie poolt mõtteid? Ei, minu meelest eelmine kord oli väga põnev kuulata ja arvamust jagada, nii et why not teist korda uuesti teha. Nii et. See on suht fun, see on nagu see, et publik saab ka sõna sekka öelda. Meiega kõneleda siin. Ja. No vaatame, kui targad oled siis. Kas me teeme enne formsi või võtame paberikesed? Aga tohi, teeme vormsi enne. See oli vist 4 tükki või? Saad käest ära panna, vaata. Saame sooja sisse. Mu jäänud nii pidi. Kas me tahame, panen järjekorras või ma panen nagu, noh. No pane välja lihtsalt. No palan välja. Selge. Tuleb esimene lugu. Meil klassis selline vend nagu Anton, sulgudes nimi muudetud. Kuid käib iga hommik loksalt bussiga kooli, lihtsalt, et täis Mowgli paska teha. Tema sotsiaaloskused on olematud ja ta kannab iga päev dressipükse. Punkt. Elab vanaemaga. Ei ole punkti. Ja see on kõik. Mis me mõtleme? Kas see on nagu mingi fakt,
oletus. see on fakt, ma arvan. Ma ütleks nii, mu esimene reaktsioon on naerda, see on naljakalt kirjutatud ka, teeb mingi Mowgli paska, aga ma ütlen ausalt, mul on hea meel, et selline kiri siin on, sest selliseid kirju ma isiklikult ausalt öelda ootasingi, siuksed mingi semi-ründavad, siuksed nagu veits on siuke suss on siuke nagu... Ma olen vist nii ka vana inimene, ma ei saanud midagi aru, mis... ma ütlen ausalt, mul oli raske lugeda täis Mowgli paska, nagu see oli raske... Ütle ühe korra veel. Mowgli. see sõna, ma ei ole Maugel, ma ei tea siis Mowgli, see on nagu Tarsanis see... ma ei tea siis nime, või tähendab sõna, vabandust. Aga siuke väljend, see tuleb, see on mingi uus släng või? Ma usun, see on kellegi släng, see on minu arust lahe sõna, mida slängis kasutada. Aga no, põhimõtteliselt nagu mingi maakas alla midagi taolist on ju, siukse vibe ta annab. Aga ma hakkasin, kui nagu selle sisu peale minna, ma just see on lahe, hea lühike story, aga see, et mul nagu järgneb nagu pärast seda naermist on nagu tegelikult kurbus või siuke mul nagu... ka. Sest siukseid inimesi on palju ja nagu ise alguses kokku puutud ja kõike seda tekitabki siukse nagu, miks siuksed vennad eksisteerivad ja noh, siukse tihti ei proovi nagu mõista neid, mis ei pruugigi lihtne olla, eriti kui oled ise seal nagu kõrval või supi sees kohe, et aga... Ja Kirstordil oli see, kui ta mainis vanaema, siis ma mõtlesin, ma hakkan nutma ka. Jah, see lõpp oli nagu elab vanaemaga ja siis ja mis see sinu persoon puud aga ei, jumala, aga kui ongi see venn, tal ei olegi autot, nagu ilmselgelt ta käib bussiga ja vahet pole, ta tahabki koolis käia, oletame siin on ju, ma eeldan, et ta käib siin. Ta teeb kõik selleks, et saada oma haridus iga hommik, iga päev kätte ju. Jumala aus ju. Sa kaitse Mauglit. Mina kaitsen ka. Kaitske, aga ma mõistan seda poolt, kes selle kirjutas ka, nagu sellised inimesed ongi, sa erivad ja ei, seda küll, jah. Meil on lihtne neutraalse koha pealt praegu võtta, et kuule, et las too teeb oma asja, aga nagu ma võin öelda, ma elan ühikas ja see, kes mul on nii-öelda kõrval toas tüüp, samamoodi mingi Mowgli paska, lihtsalt ta nagu mitte lihtsalt introvertne, aga ta on nagu literally ka sotsiaalsed oskused või null, nagu me oleme 2 aastat vist sama seda ühist pinda jaganud ja vend on ka nagu Tarzan selle Mowgli kõrval, kes siin kirjas välja toodi, et nagu sotsiaalsed oskused null, vend midagi aru maailmast ei saa, ma vahepeal mõtlen, kas mingi enekat ei taha teha, mitte, et ta nagu võiks tahta, vaid siuke tunne on, et noh, inimene elab nii kinnist elu ja siuke tundub nagu, mulle meeldib üksinduses olla, aga see vend tundub nagu, ta on mitte oma valikul ja või noh, ma ei oska kirjeldada, samasugune siuke, ma ei kujuta ette, kus ta elab või mis ta teeb, vahepeal proovinud rääkida, aga nagu sellised inimesi on, aga samas põnev on see, et teevad elu huvitavaks, kui kõik oleks siuksed okei, lahe Andrus Jõu, lahe vend ja siis see Marika ja lahe tšekk, kõik on siuksed, see on maailm üks igav koht. Jah, nii, aus. Oota, mis sa tead siis temast, mitte midagi? Tere hommikust. Kristjan on nimi. Nimi muudetud. Ei, aga rääkige, mis te ausalt arvate, see oli nagu okei, te võite neutraalseks jääda, aga mis te mõtlete sellest? Ma ei tea. Mul tunneb, ma lähen alati nagu kaitsvasse ma ka. Nagu, et ma tahaks pigem kaitsta seda inimest, kui ma olen... Sest paljud inimesed ei oska panna ennast teise kummikutesse. Saad aru? Ja siis need, kes ei oska panna, siis ma üritan neid mõista, et tegelikult tuleks enne panna, kui midagi öelda või midagi mõelda. Ses suhtes. Veits tiip, lähme edasi, ma ei viitsi. Ma saan aru, ma Maria jutul ütleks seda, et mul on täpselt sama, keegi viskab ükskõik, mida keegi ütleb, ma alati millegi pärast vastandun sellele, nii et kui teie oleks hakanud näiteks, et jaa, et davai jumal õige, et Mowgli ja ma ka vihkan neid Mowgli vendasi, ma oleks hakanud kaitsma. Aga sa oledki sina. Sa oled kogu aeg nii. Ja ma olen see Mowgli. Aga kes iganes selle kirjutas, tänks siukseid kirjas me ootamegi nagu, see on hea arutelupunkt. Sellest võib terve episoodi teha ausalt öelda. Aga sellised inimesed on jah. Eks need sotsiaalsed oskused, kui sa ei ületa oma mingid hirme ja sa neid aja edasi minnes, sa neid ei ületa ja ei proovi ületada, siuksed Mowglid jäävad ja tihti kuskil tänaval kõnnid või vaatad, on mingi 50-60 aastased inimesed ja mõtled, et okei, ta on täiskasvanud, ta on julge, ta oskab suhelda ja kõik, noh, sul selleks ajaks juba kõik selge. Aga ei ole, inimesed ei ole oma neid hirme ületanud, nad ei ole proovinud oma suhtlema õppida värki ja siis jäävadki siuksed eluaegsed Mowglid, midagi ei ole teha ja noh, ei saa sundida neid midagi muutma ja kõike seda.
kui me iga kirja nii julmalt ette võtame. Lähme järgmise juurde. Mul on pikad ka, nagu see oli nagu mingi 2 lauset, Jesus. See oli kvaliteet. Absoluutselt. Nii, järgmine. Õhtul ei tohi admini juures registreerimata koolis viibida enam, sest kooli katusel toimusid siivutud peod. Ja seal on väike winky face taga. Katusel? Ma ei ole kunagi katusel käinud. Mis asja? Ma ei tea mitte midagi sellest. Ja, mis peod seal toimusid? Mis katusel? Okei, ma mingit juttu olen kuulnud, ma ei tea, Wow. Kus kohal katusel? Reimo, sa pead rääkima. Ma kuulsin, kuna see on kuulnud jutt, siis ma ei rääkinud. Absoluutselt. Okei, ma kuulsin ka, et see, miks me peame nüüd, ma ei tea, pärast 10 ei tohi põhimõtteliselt koolis olla või see, et üldse registreerima peab ikka seda olla, seda ma ei teadnud. Aga et keegi jäi mingi seksimisega kuskil vahele, väidetavalt arhitektuuri instituudist, kui ma nüüd ei eksi. Ja ma ei tea, kas kooli katusel, aga mingit taolist juttu ma olen ka kuulnud. Oota, arhitektuuri instituudis. Kes siis? No te olete nagu 24/7 seal. Ma tean! Kes liiga kõrvuti? Okei, ma ei usu, et see nemad on. Kes liiga kõrvuti istuvad seal arvuti taga? Jah, kes nagu naerab nagu liiga valjult teise. See nagu tagarida. Halva nalja peale. Vaadake, see joon on maas. On ja joon. Ei, no ma võin ka aimata mida kõik, aga ütle nimi, sulgudes nimi muudetud. Nimi muudetud. Nii, aga ütle nimi siis. Ma ei saa öelda ju. Aga nimi muudetud ju. Ma ei saa öelda! Meid on ainult 4 kursust seal. Saad aru, meid on nii vähe seal. Igas kursusel on palju, 20 inimest. Ega vähe inimesi. Ja kusjuures kõik arhitektid saavad praegu aru, keda ma mõtlen. Aga jah, kursus palju. No, nii. Ei, lõpeta ära, ma ei ütle seda. Aga tegelikult meil on veel, ma kahtlustan veel inimesi, kes võivad olla meil natuke niimoodi musi-musu peal. Kui supi liiga soolaseks teed, nüüd paned suhkrut, arvad, see aitab või? See ei aita. Saara, kursus palun. Ei, no väidetavad, ma ei saa öelda. Ma reaalselt ei saa öelda. See ei ole minu asi. Ma pärast räägin. Okei, ma vaatan, et kaamerad ilusti kinni saaks siis pärast. Ei no väidetavad, see on ainult musi, nii et seal ikkagi toimub midagi serious businessi. Aga ta ütles peod. Nagu kas seal minnakse siis nagu kamba? Oh my god, mu aju plahvatab praegu. Ma ei käinud seal peol. Seal oli pidu või? Seal oli pidu. Katusel? Või see on see 5. Äkki ma mõtlen ise praegu storyt välja? Ei oota. Äkki ei olnudki midagi seal? Ja sa ütlesid küll katusel. Sest kooli katusel toimusid siivutud peod. Peod seal? Äkki pidu lihtsalt läks sinna? Vaata, mingid jutud hakkavad liikuma, siis kuidagi nad muutuvad see telefoni efektiga. Aga ma kuulsin, keegi vahel, kas ei olnud WC, ma ei tea, kus, ainult WC saad lukku panna või... Okei, ma ei tea. Nagu turva tuli. Ei, aga meie WC-d kostuvad nii hästi läbi. Ma ei usu, et keegi hakkab seal midagi tegema. No need uued ei kostu. Kostuvad, need ainult kostuvadki. Spetsialist, ma tean, üks osapool on miljonäär, kes see ei, ma lihtsalt tean, mis see papi seina sees on. Kusjuures olen kuulnud. Kusjuures olen ise seal kabinetis. No jah. No ju siis mingid peod on. Aga seda ma kuulsin ka, et seksimise keegi oli vist arhitektid jäid vahele ja pärast seda... Kas see oli hiljuti? Ma ei tea, pool aastat tagasi või? Okei. Pool aastat pluss miinus seal nagu siia poole pigem. Okei, siis ma võib-olla ei tea, aga... Ja. Võtame järgmise või? Või tuleb mingit huvitavat infot juurde? Ei, mul lihtsalt väga huvitav praegu. Eks meil kõigil on, ega see kiri niisama sinna ei maandu. Aga kui nende vendade pärast meie ei saa olla kauem koolis, siis ma olen natukene pahane nende peale, sellepärast, et mul on vaja tööd teha ja nende inimeste pärast jääb mul töö tegemata või? Oota, nagu täiesti üldse ei saa arhitektuuri, keegi ei saa keegi turvad meist mööda kõnnik, kui me oleme kell 12 siin ka. Keegi ei võta nagu, siin ei ole, kui sa ise oled norm, keegi ei hakka su ka... No kui sa on norm oled jah, aga lihtsalt see... Välja arvatud see üks turva. See nagu alati... see üks turva on nagu kuidagi lambist öel. Aga las ta olla. Mis ta sulle öelnud on? Proovime teda mõista, nagu te ütlesite. Mowglit peab ka mõista. Ja äkki ta mingid sisemised probleemid, sa kunagi ei tea. Alati. Okei, lähme edasi, väga huvitav lugu oli. Nüüd on 2 tükki veel ja need mõlemad on maru pikad, nii et üritage kaasas hoida. On ju? Nii. Tulin sügisest tagasi kohvikusse tööle. Meil oli tulnud uus mees abikokk. Mulle juba meeldib. Selline vaikne ja tagasihoidlik. Emakeeleks tal vene keel ja mul eesti keel. Väga me kokku ei puutu. Peamine vestlus oli tere ja kui toit oli valmis, küsisin, kas võin võtta. Oktoobris
tuli meil töökaaslastega ühine Halloweeni pidu. Hakkasime jooma veidi alkoholi ja sama tegi ka see abikokk. Nägin, kuidas ta hakkas järjest enam vaba olema. Minuga tundis end eriti mugavalt. Tantsupõradal ja leti taga oli kogu aeg minu kõrval. Mingi hetk ütleb, let's go to the bathroom. Mul polnud nagunii midagi paremat teha, ehk nõustusin. Ah jaa, unustasin mainida, et olin temaga varasemalt matchinud Tinderis. Mina ei teadnud, et see on tema, aga kui match tuli, siis tema oli swipe'inud paremale, kui me olime juba mõni nädal koos töötanud. Mõtlesin sel hetkel, et mis see tõenäosus on, et ainus minu vanune mees, kolleeg, on meie väikses kollektiivis ka gei ja matchib minuga Tinderis. Kõlab nagu halb sari. Läksime siis vetsu koos. Ta võtab telefoni välja ja ütleb hoia. Peale seda võtab ta kotist välja väikse kilekoti, kus sees on kokaiin. You also want coke? Vastasin ei. Mul pole vist kunagi nii suured silmad šokist olnud. Näen esimest korda, kuidas keegi teeb kokaiini ja ma aitan seda tal teha. Kui tal oli kõik 20 eurosega ninna tõmmatud, ütleb I saw you on Tinder. Muigasin. Läksime välja vetsust. Pidu jätkus ja jõime veel. Tegime koos kokteile ja muud sellist. Varsti ütleb ta jälle, et lähme vetsu. Mõtlesin, issand jumal, ta suudab teha seda kokaiini. Jõuame vetsu ja ta veits juba tuigerdab. Ütleb, I'm so drunk. Hakkasin vastama mina ka, aga enne kui olin jõudnud öelda sõnad, olid meie huuled juba koos. Vets oli pikemat aega kinni. Terve õhtu käisime kas väljas või vetsus kahekesi. Ta ütles, et ma ei ütleks kellelegi, et ta tegi kokaiini. Muidugi ütlesin, et ei ütle, aga purjus peaga 5 minutit hiljem ütlesin oma lemmikkolleegile, sest tema ei loe, kui ütlen, et ei räägi kellelegi. Igatahes meil oli selline tööalane fling, mis nüüdseks on vaibunud. Töötame siiani koos ja enam me pidudel ei tee midagi. Ma tean, et kui ma alustaks, ta jätkaks, aga ma ei viitsi vedada enam seda asja. Loodan, et saite aru ka. Ega tavaliselt need tööflingid on kergesti tulema ju. Aga ma vahepeal ei saanud aru, ta oli gei või? Mul vahepeal endal kadus järg ära. Ja ma ka korra mõtlesin seda kohta, et kas ta lihtsalt ise ütles seda, et kui suur tõenäosus see on, et ta on gei. Et minu nagu vanune mees... tuli pähe siuke mõte. Jah, et kollektiivis on gei ja matchib minuga Tinderis. Äkki see oli, et tule vetsu, et selles mõttes, et ala nagu nina puuderdama, et nagu gei kutsuks vaata, siis ta mõtles, et kui tõenäoline, et see on, et keegi gei on, et ta on hetero, et ta kutsub tegelikult, ma ei tea, mis iganes seal tegema. Ma mõtlesin, et ta ongi gei. Kus sa aru said sellest? Ma ei saanud aru ja ma kattisin selle osa ära. Ma arvan, see ei olnud nagu sisu jaoks väga tähtis. Aga see oli väga huvitav. See on väga hästi kirjutatud, nagu see, et nagu tähtsad osad on välja toodud just. Oota, teil on ka mingid tööalased fling olnud siis või? See ignoreerib fakti, et nad tegid kokaiini seal. Teil on ka tööalased fling. See on kõige suurem asi. Te olete ka tööl käinud või? Nii kiiresti käis see muutus. Et teile meeldib tööd teha. Oota, aga ses suhtes küll, see, kuidas ta kirjeldas seda, et keegi tõmbas kokaiini tema silmel esimest korda. Ma mäletan ka seda, kui keegi tõmbas ja see oli mu jaoks nii suur šokk, et päriselt inimesed teevad sellist asja. Ja see jääb ilmselt mul elu lõpuni meelde. Kus kohas see oli siis? Aju ragiseb, kas ma võin seda öelda või ei või öelda. Okei, nii. Ma ei küsinud inimest, ma küsisin kohta. Ei, see ei olnud nagu avalikus kohas. Kodus? Ei, mis asja? Ei. Avalikus. See ei olnud minuga seotud koht. Sa kardad sinna mingi tõestusmaterjal. Mul on kohtu või seda advokaati või ma ilma advokaadita rohkem siin midagi ei räägi. Ei, ma lihtsalt saan aru sellest nagu tundest või mõttelaadist, mis sul tekib sel hetkel, kui sa näed, et keegi teine inimene teeb midagi sellist. Et see tundub nagu ainus asi, mida tehakse mingi filmides või midagi sellist, aga nüüd sa näed päriselt oma ees sellist. Ei, seda küll, jah. Wow. Ma mäletan, kui ma Paides olin hästi lühidalt, siis me läksime ühte mingi, ma tea, kas siis Saaremaa ralli või mingi taoline, siis me kutsuti ühed nii-öelda sõbrad, tuttavad, kellega ma polnud ammu nagu läbi käinud, aga kunagi saime hästi läbi, et kuule, tule ka, et meil kainekat vaja. Siis ma olin nagu okei, davai. Siis ma olin kainekas ja nad tundusid nagu kõik on tehtud nagu omal ajad vabaks, värki töölt vabaks, et saaks nagu laps ka kuhugi vanama juurde jäetud, kõike seda, et
davai, siis läksime 1 või 2 autoga, ma ei mäleta, kuskil Saaremaas mingi lahe maja ka, et davai, et nad tundusid nagu Max Rally fännid. Ja siis Essa asi, saame kõik asjad tuppa ära, värki laud lükatakse puhtaks ja siis see oli kokaiin, see oli mingi, kuidas ütled, see amfetamiin või mingi see, seda hakati seda, okei, nii palju seda rallist, nagu me läksime rallisse, üks vend magas kuskil kraavis, hiljem õnneks ta leiti üles, et ta ei jäänud kuhugi alajahtumis, aga nagu see on nii huvitav, see oli mu jaoks nagu, ma olin pahviks löödud, ma mõtlesin nagu, et davai ralli ju kõik see, aga see on suht kurb. Jah. Ei või? Minu meelest. Nojah, selles mõttes küll. Sa oled noor, selles suhtes elama peab, vaata. Lihtsalt, et iga nädala vahetus. Ei, aga... Mis iga nüüd? Ei, kord nädal. Ei, aga nagu, ma eeldan, et see käib nagu nooruse juurde ei või? Sa ju tahad sulanduda massiga, ega sa ei ole... Oota, sa ei teinud või? Ei, mina ei teinud. Ma ei ole kunagi üks asja teinud. Ta pidi kainekas olema, ju. Kõik asju sa kaameras öelda, aga seal ma kindlalt mitte midagi ei teinud. Sükest asja ma ei tee, see tundub liiga... Ma tean selle kohta öeldaks, et on mingi, kus sa ütled, vaese mehe kokaiin, nagu ma mõtlen, kokaiin on tõenäoliselt juba nagu crazy, hakata tegema mingit sükest asja, mis on, see on sketši juba, see on kuskil, ma ei tea. No siis ma mõtlen tavaliselt selle peale, et kui sul on mingi grupp inimesi, siis kõik teevad, sa ei taha sa odd one out olla. Et nagu kõik nagu, miks sina ei tee, vaata. Et nagu see on, oleneb, mis seltskonnaga sa käid ka ringi, aga jah, see tunduks asi, mis oleks siis nagu, et sa ise ei taha teha, aga sa pead tegema, sest sa ei taha nagu kaotada mingit nagu, ma ei tea, mingit taset oma seal... Mingit väärtust seltskonnas. Kuulud sinna. Mul pigem on kahju nendest lastest, kes nagu visati vanaema vanaisa juurde, et saaks ise kuskile aineid tegema minna, see on veits kurb. Aga eks need lapsed käivad vahepeal närvidele küll, et kõik on põhjendatud, eks ole, vaatame seda asja nüüd teisest küljest ka. Ja see oleks hullem, kui see laps oleks kaasas olnud ja siis see on nagu next level. Vähemalt oli nagu vanamees, vaata. Oota, kuidas me siia jõudsime? Kokaiinist oli jutt. Okay. Kokaiinist. Järjekordne, see oli väga hea lugu, et sellised lugusid me ootame nagu thank you so much lihtsalt, kui sul veel neid on, meil loodetavasti teeme veel neid lao. Kõik saab ette räägitud. Ja nüüd tuleb viimane, mis me siis internetis oli. Käes oli vahetund, kus klass oli üpriski tühi. Pikk tund ootab ees, nii et tuli ära küsida kohustuslik küsimus oma sõbrannalt. Jou, vetsu tahab minna va? Saades jaatava vastuse, tõusime mõlemad toolid püsti ja seadsime sammud sisse. Selles klassis on 2 tahvlit. Üks on klassi ees ja teine oli õpilaste istumiskohtade kõrval seina peal. Kuna mina istusin seal tahvli seina pool, siis otsustasin kõhu sisse tõmmata ning tahvli ja laua vahet läbi pugeda, et kaua oodatud vetsu kiiremini saada. Tuleb välja, et kõhu sisse tõmbamisest ei piisanud, sest teksad jäid kintsu juurest tahvli ääre küll kinni ja ainuke asi, mida ma kuulsin, oli teksa rebenemise hääl. Okei, super. Mul oli kintsu peal mingi 5 sentimeetri pikkune horisontaalne auk. Sisuliselt selle saaks terveks päevaks kuidagi ära varjata, aga muidugi juhtus nii, et järgmine tund oli selle sama sõbrannaga esitlus terve klassi ees. Näitasin sõbrannale siis oma vägiteo tagajärgi ja peale naermist seadsime sammud vetsu asemel kooli lähedal asuvasse poodi. Mingi suvakas õmbluskarp kätte saadud, panime kiirkõnniga tundi tagasi. Sellest järgmisel vahetunnil istusime 2 vetsus, üritasin midagigi õmblemisest oma käsitöö tundidest meenutada ja susserdasin katkisest august mingi haleda õmblushunniku kokku. See sinine niit polnud just sama värvi, mis mu teksad, aga vähemalt see ei tekitanud nii suurt tähelepanu, kui see üpriski suur auk. Edasine päev läks suurepäraselt ja keegi vist ei märganudki mu haledat katset sellest august midagi normaalselt välja põluda. Minu meelest need teksad olid vahepeal moes, kus kannika alt on ühelt poolt nagu lõigatud niimoodi. Ma räägin enda story'ga, mul tuli just, hakkas ütlema aukudega seoses, mul tuli mingi story meelde, aga sa ütlesid vaata, et need on populaarsed või olid ju kunagi. Mingi trend oli on ju. Aga mul ei olnud nagu seal tagapool, mul oli eespool ja nagu... Oota, see ei olnud ka praegu tagapool, see oli eespool? Ei, ma sain aru, et see oli tagapool. Ja see oli tagapool minu meelest. Ai, oota, see vist eespool, sest ta tegi esitlust. Siis on näha ju. Okei, no, jätka oma looga. No siis mul olid sellised püksid, kus olid ainult põlvede peal mingid suured augud, on ju. Siis tulen mina järjekordselt koolist koju, see oli vist gümnaasiumi algus või põhikooli lõpp.
ja tulen siis üle tee nagu üle jalakäijate tee onju. Ja siis tuleb mingi vana nagu naine toob mulle vastu, siis ta nagu, issand, kas sa kukkusid või, kas sul kõik hästi või? Siis ma nagu, ei, see ongi lihtsalt niimoodi mingi, ja siis kõndis oota mööda ja peale seda ma enam kunagi anna. Et nagu see naine oli nagu full nagu ahastus, me jäime nagu tee peal, vaata, sõidutee peal nagu seisma, aga nagu, issand jumal, kas sul on kõik hästi või kukkusid või? Ma nagu ei. Trauma. Reaalselt, ma nagu peale seda ma küll nüüd püksin, aga päris ägedad olid küll. See story, mis kirjutati, see tundub nagu, see on nii hästi kirjutatud, see tundub nagu see sama, ma ei imestu, kui see on sama inimene, kes kirjutas selle teise story. Ta hakkas siis kõik parema, mis tal vaata meelde tuleb. Aga selle story'ga on see huvitav, et mul tuli see millegipärast see Maugli uuesti meelde. Aga see on huvitav, et inimesed, kes kogevad siukseid asju läbi, see on siuke nagu semipiinlik, on eriti kui sa essa korda näiteks seda koged ja see, et sa selle nagu paratamatult läbi elad, sa saad selle kogemuse nüüd ja kui järgmine kord see peaks juhtuma, see ei ole nii hirmul, see lihtsalt, sul on juba mingi plaani moodi asi, sa on teistes oma tegevustes, sa oled juba julgem ja nagu ausam maailma vastu. See, et sa oled juba midagi sellist nagu semi-äärmuslikku läbi kogenud, vaata. Sa oled vähem Maugli. Sa oled nagu, ma ei tea, kui mul siin praegu püksid katki läheks, on ja see oleks hirmus, eriti kui see oleks mingi laivis, aga nüüd järgmine kord see saade oleks siin hoopis lihtsam teha, sellepärast, et okei, mul on nii piinlik korra juba olnud see siin, mis ma niisama teen, midagi. Aga need Mauglid tihti on maailma eest varjul, ise sa ennast sinna päikse kätte ei vii ja nagu peksa maailmalt ei plaani saada ja siis oledki varjul ja teed siukseid väga introvertseid ja häbelikke ja siukseid ettevaatlikke samme ja siis arvad küll, et oled maailma eest varjul, aga näed, inimesed kirjutavad sust siukse tekstis ja meile saatesse ja mis see tegelikkus on see, et see jääd veel rohkem silma, kui sul plaanis oli ju. Jah, tõsi. Juttudega tuleb alati mingi Maugli kord tagasi. Võta järgmine kirgi, see on ka raudselt sellega suuses. Aga võtame või? Kui teil mõtteid pole selle kirja kohta? Ei ole. Ei. Okay. Ei, no alati on jah, need piinlikud olukordades, aga sa pigem naerad pärast tagasi. Tol hetkel sa oled lihtsalt nagu paanikas. Aga siis hiljem sa nagu mingi saadad selle kirja kuulujuttude sinna saatesse, nii et. Aga võtame kõik ühe paberist, meil on käes, kellegi lastud ikka prügi, et siis me saame vaikselt menetleda. Ma ei oleks tahtnud seda lugeda. Ma oleks pidanud seda... Ma võin tagasi panna. Ei. See on sulle määratud. Oota, palju sa võtad? Ma lihtsalt ütlen, et kui me tegime klippe nende jaoks, me kirjutasime mingi sota-pota ja panime siia sisse ka, nii et pooled või mingid asjad on siuksed. Okay, ma võin loe sota-pota ka ette. No siin ühel on K-täht ja ühel on lihtsalt literally kritseldus, aga ühel on kirjas Palimäkak. Ma ei tea. See ei tähenda midagi, siin ei ole midagi arutleda. Ma võtan, kuni ma leian midagi normi. Äkki see on mingi tähendusrikkam? See on meie tehtud, usu mind. Ei, ma arvan, et see on. Maria, sa said midagi või? Jah. Jah. Kui kellegi, no mul mingi tekst siin on. Loe. Jõin parmuga piiritust sulgudes. Olime koos terve õhtupooliku, rääkis, et istus 10 aastat patareis. Nagu... Oota, ja see on kõik või? See on kõik. Tundub nagu pooleldi nali, pooleldi mitte. See on nagu jällegi see hea, kui sa siukseid kogemusi koged, et sa liigud sellest Maugli elust eemale, et nagu muidu hiljem jäävad elus kripeldama, see ei ole kunagi parmuga piiritust joonud, siis sul nagu tegelikkuses on mingid nagu siuksed huvitavaid, nagu see on huvitav jutt, mida kellegile rääkida. Kindlasti siin taga on mingi pikem, kui see on päris huvitav. Mingi pikem huvitav asi. Nagu mille eest ta istus, kui palju te jõite, kus te jõite, mis kell te jõite. Kelle piiritus see oli, kes selle piirituse tegi. Kui kange see oli. Tahaks, kust saab. Nii et tehniliselt on parem, kui ta on seal interneti nagu formaadis. Sa saad lihtsalt nagu panna lihtsalt full teksti, mis on nagu peast tuleb. Ma ka ei viitsiks. Käsitsi kirjutada. Jah, ma ei viitsiks panna nagu full oma mingi story sinna. Ma ütlen ausalt, ma ei viitsiks isegi arvutis kirjutada, ma saadaks häälsõnumi.
no hääsõnumiga ka fun tegelikult. aga siis okei. ütle chat GPT-le, ta kirjutab kirjaks ja siis muidu lased meile, okei, hakkan kuulma, saad midagi. ma mäletan, ma saadan kogu aeg hääsõnumid ja Reimo ükskord ütles, tead, ma ausalt ei viitsi kuulata seda. aga siis ei olnud veel neid 2 korda kiiremini kuulamise võimalust. See just tuli peale seda. Okay. Ja siis järgmine ikka kord tuli see uuendus ja siis ma olin mingi, sa saad 2 korda kiiremaks panna ja siis Reimo ütles, ma ei ole uuendanud. ja ma ei uuenda ka. Vaesekene. Kellelgi kiri? Jaa, mul on. Tere ainult ilusatele naistele. ja siis siin on üks smiley face ka, no seda ei näe, aga. See on wingy face. Okay. Üritatud. Kas see on siis need, kes iseennast ilusana tunnevad või keda kirjutaja ilusana näeb? Vaata, ilus on ka nii suhteline, eks ole. Jah. Ta kindlasti mõtleb hinges. Täpselt. 100% hinges. Oota, mul on, aga ma arvan, et ma tean, mis Saara teab sellest rohkem, ma ei tea, kas sina tead, ma ei tea mitte midagi sellest. Aga basically siin on kirjas korp, hüüumärk, Sakala. Ma tean, jah. Ma tean, kes selle kirjutas ka, ma olen päris kindel, selle kirjutas Joonas Prii. seal on veel inimesi, kes seal on. Ei, seal on küll, see tundub Joonas Prii liigutas. Aga see tundub küll, mis Joonas teeks, jah. Jah. Aga... arvamusi? Joonast nägin üks päev. Ei, see korbielu tundub lahe, ma ei ole kunagi osa võtnud, kuidas teil? Kas ainult meestel ei ole? Ei, naistel on ka, aga ma ei viitsi naistesse minna. Nagu ma ei viitsi. Nagu mulle võib-olla meeldiks meestes olla. Jah, mulle meeldiks meestes olla, aga naistes ma ei viitsi. On segakorbid ka? On või? Seda ma ei teadnudki. No, vaat kui palju huvi sul selle vastu olnud siis. ei no, ega ma ei hakka uurima selle kohta. On need segakorbid ja siis on, kuidas see oli? Ei, aga ma ei taha segasse minna, ma tahan ainult... sa tahad see ainuke nagu naine seal, see nagu meeste vahele. Okei. Tead, mis sellega on? Sellega on... ma YouTube'is, hästi keelt, YouTube'is, kuidas, ma mäletan, mis video see oli mingi suvaline, mis oli Reddit. Ja siis seal keegi kirjutas, et nendest meestest või naised, nii-öelda koledad naised, kes lähevad Türki ja sükestesse riikidesse, kus nende, ma ei tea, ütleme Türgis läbiv nahavärv on siuke pruunikam ja nad lähevad, heledad naised, siis ütleme, lähevad Türki ja siis nad saavad meestelt nii palju tähelepanu, ükskõik millise välimusega sa oled nagu siukses neutraalses, kus ma ütlen? Ja, nii. Et sa lihtsalt tänu sellel tähelepanu, et su nahavärv on hele põhimõtteliselt, aga see annab sulle nii palju ego boost'i. Ja siis seal all oli kirjeldatud, et mehed teevad samamoodi, lähevad, ma ei tea, kuhugi Ladinamaadesse või kuhugi iganes, heledad mehed nii-öelda valgevad, kus nad saavad ka rohkem tähelepanu ja samuti nad lähevad Taisse. Ja Tais on sama teema ja siis seal oli kirjas, et Tai naistel on isegi lühend nende meeste jaoks, kes sellel põhjusel tulevad, et tähelepanu sealt saada. Ja see lühend on LBH. Pakkuge, mis see tähendab inglise keeles siis. LBH. Sa raudselt tead. See on kõige haigem asi üldse, oota. Oota, mis see LBH või? LBH. Ma hakkasin mõtlema mingi little bitch. You're a bitch. See on losers back home. See on nii nagu mingi asi, nii palju tehakse, et see oma sõna saab. Okei. Ja see on nagu see 90 Day Fiancé ju. Teate seda saadet või? Jaa. No sinna lähevad ka ju need vanad mehed lähevad Tai naisi otsima. Okei, ma ei ole nii palju seda vaadanud. Okei, no ma olen nagu iga päev. Ma vaatasin viimati mingi 10 aastat tagasi. Kui sa mingi 12 olid või? 12, me ei olnud 12. Thanks. 14. Ma liigun järgmise kirja juurde, siis on kirjas, ma arvastan Oliveri. Shout out Oliver, armastan sind ka. Sa ütlesid, et Oliver on ju mingi mongoli nimi ju. Mina ütlesin, Oliver on mongoli nimi või? Jah, täna ütlesid ju. Ei või? Meil käis täna episoodis läbi nimi Oliver. Ei, see oli Anton. Ei, Oliver oli ka. Paneme seisma, vaatame tagasi. Anyway, check the cameras. Teil on midagi huvitavat? Jaa, minul on paber, ma ei ole avanud seda. Ja siin on füüsikaõps kutsus peole. Jumala aus ju. Oota, see ei ole, see on ju meie üks välja pakutud, oota, sattusid füüsa õppejõuga samale peole. See on lihtsalt...
paroodia sellele. Raisk. Noh. Aga te olete õpsiga peol käinud, või? Mitte selles koolis, võib-olla mujal. Mul on selline kahte tunne, nagu ma oleks. No ma olen. Ma ei ütleks ei. Aga seal ei juhtunud midagi hullu. See oli päris tore. No ma olen suht igas koolis käinud. Sa oled igas koolis käis, mis Tallinnas on või? Ei, nagu peol käinud. Ma olen igas koolis käinud. Jah, aga see on nii huvitav, kuidas erinevates koolides erinevat moodi suhtuvad õpetajad nagu pidudesse koos tudengitega. Ja, no neid on erinevad pidus. Meil kooli kokkülek oli siis tehnilist. Ma olin kõikide oma õpetajatega peol. Ja. Aga tegelikult vist kirjutasime plakati peale sellest, et keegi ütles, et süüsaõpetaja kutsus peale. Aga noh, see selleks. Me ei pea pikalt peatuma. No, mul on ülihea, sest siin on nimi ka olemas. Kas ma ütlen nime või ma ütlen? Oleneb, mis seal kirjas on. Kas see autor, kes kirjutas selle või? Jah, ma jätan küll. Kas on halb või hea? Aga ma ütleks selle, et ma ei ütleks sellepärast, et see ei pruugi päris autor olla ja see paneb tankilist inimene, kes pole seda kirjutanud. Okei, no siis ma tahaks... Oota, aga meie võime ikka ju näha, mis seal on. Ja ei, aga kui ma loen, siis... Ära nime ütle. Ja ära nime ütle. Esimesel kursusel sai ikka nii palju stuudios käidud, et turvamehel oli nimi ja nägu meeles. Soovitan 2 süda. Näita mulle nüüd seda. Nii palju vaatad siia, nagu Reimo oleks siin alla kirjutatud. Aga see ei olegi sinu kirjutatud? Ei, ma käisin Hollikas, kui ma seal pidul meeldis käia. Ei, ma eeldan siin stuudios ju. Ei, Club Studio vastuta. Oh my god. Mind on sealt välja visatud. Maugli. Kuuled. Maugli. Kuuled. Ma magasin maha, sorry. Ei, ma mõtlesin, sest seal oli kirjas stuudio kohe U-ga ja siis üks oli ära tõmmatud sealt. Nagu studio. No okei, jah, stuudio. My god. Ei, ma ei saanud aru praegu, et ta mõtles klubi. Ma mõtlesin nagu siin koolis. Ei, ta mõtles klubi. Ja ma saan aru, aga ma nägin seda nime Reimo ja siis ma nagu ära hoia, vaata. Nüüd sa ütlesid välja ka. Ühesõnaga, keegi kirjutas, nagu ma oleks selle kirjutanud. Ja siis mingi teine Reimo. Jah, aga ma ei teadnud isegi, et ta klubist räägib. Mitu Reimot sa tead? Igatahes, wow. Crazy. See oli minu jaoks crazy lugu. See kartulid kunagi vaja korjata, siis anna meile ka teada, me tuleme ka sulle maale appi. Sul on midagi lugeda? Jaa, mul on tekst siin. Ja siin on nii palju teksti, et mul on näpuotsad läinud harilikust mustaks. Logistikaseminar tuleb korraldada nii, et ei toimuks transport ja logistika kaugõppe sessioonis. Juba ma ei saa sellest käekirjast aru. Juba testaastat ei saanud osaleda. Testaastat ei saanud osaleda? No see ei ole test, siin on test. No, seda mõeldi ühesõnaga. No ei testaastad. Ma ei tea. Nii, mis siis logistikaseminar? Okei, logistikaseminar põhimõtteliselt on valesti korraldatud, ma sain aru. Täislausega saaks. Ei, no, ses suhtes, et see aeg ei sobinud nii-öelda neile, kes kaugõppes on. Et nad osaleda saaks või korraldada? Osaleda. Nii et see on nagu ettepanek nüüd, kes kuulavad, siis nagu pange teise päeva peale. Okei. No see on päris hea, et niimoodi teada andsid. Siin on veel 3 kurba nägu ka niimoodi. Okei. Ühesõnaga logistikaseminar järgmine aasta sellele ajale, kus kaugõppijate õppenädal. Arvestame ikkagi kõigiga, eks ole? Ja õpi teist ka kirjutama. Okei. Ma lihtsalt lollitan. Mul on siin üks kürb. Siis on... Issa, ma saan lõuga kuskil, kui ma niimoodi ütlen inimestele. Keegi on mingis keeles tõenäoliselt mingi roppusi kirjutanud. Laptien, Sheit, Eriks või Erins. Mis asi see on? Ma ei tea, see on mingi miim raudselt. Mul on ka meem siin, me panime telefoni selleks järgi, et me võime neid korraga. Ja ma ei saanud aru. Ma võib-olla olen liiga vana sellist asja jaoks. Oota, mul on üks hea. Ma ei tea, kas te teate seda tüüpi, aga
Valdo Vaheremäe sitaks hot. 3 hüüumärki. Autotehnikute kursused. Las ma vaatan nüüd teda. Okei. Nii kaua, kui sa üles otsid... Kuidas ma ta nime kirjutan? Näita mulle. Valdo Vaheremäe. Nagu 2 V-ga Valdo või? Ei, ongi V-ga. Kes kirjutab Valdo 2 V-ga? No mina kirjutaks. No nii. Mul on see meem. Meil tuleks seda meemi vaadata. Oota, kas ma reaalselt pean nagu guugeldama meemi või? Ma arvan, see on TikTokis või kuskil. Mu koosolek hakkab kohe. Ma ütlen, siin on Lirili Larila versus Tratsalelo Tralala. Keegi täna ütles mulle, et see teine on iga see on see mim. Okay. Oota, aga mis see oli siis? Kumb parem on siis? Lirili Larila. No ma räägin, näita mulle. Issa, ma kaan ära, ma olen nii väsinud. Lirili Larila. See on keeleharjutus. Larila. Keeleharjutus. See peab olema nagu versus või? Ja ma arvan, see on nagu, et me räägi, nagu võrdleks neid. Need on 2 eri meemi, ma arvan. Ma pean lõppu meemi panema. Sa kirjuta Lirili Larila, siis vaatame selle ära. Nii, aga kirjutasingi, siit ei tule midagi ju. Pane meme ka. Ma just küsisin su käest, kui ma panen meme. Kuigi su TikTok on? Jah. Sinna äkki kirjutada? Aina juba tuli TikTok juba. Davai. Ma takan jah. Issa, kui kõva see on. Aga ma vaiksemaks siis. Jätad, Saarel peab ka vaatama samal ajal. Jah. See oli selline. See oli siis Lirili Larila või? Jaa. Mis see teine oli siis? Oota, ma senikaua räägin teile. Vaata see Valdo Vaheremäe. Ma nüüd vaatasin teda Instagramist ja ma vaatasin teda Facebookist. Instagramis on meil 3 ühissõpra ja Facebookis 17 ühissõpra. Mul on siuke tunne, et ta on pärit kuskilt Afrikast. Edela-Tallinnast. Okei, aga näita pilti siis. Harjumaalt. Minu paha vaata. Puffing real slow, wooden and smooth, got that silent glow. Bombardino, crocodilo, engines roar. Jet crocs snapping through the ocean floor. Brr, brr, pat up him floating slow. Cooler than ice, got nowhere to go. See on nii mikk lihtsalt. Kas see ongi tänapäeva mingi miimimaailm või? Pigeon detective in the dead of night. Trippy chopper, whiskers twitch. Shrimp cat sliding through seaweed rich. Burbaloni, lalaloni chillin' round. Coconut capybara rolling on the ground. Ma olen juba tüdinenud sellest. Igatahes, nagu ma aru saan, siis sul on nagu, ma eeldan, AI-ga on loodud mingi 2 kombinatsiooni kokku ja siis on tehtud see nagu pildiks ja siis on mõeldud sellele välja nagu nimi ja siis see on nagu miim. See on nii halb, see on mõttetu, see on täiesti aja raiskamine. See ei ole isegi naljakas, ma ei saa mingi kaifigi sealt. Ma ei tea, see teine, mis oli, see oli päris hea. See oli, jah, okei, AI-ga on tehtud see lugu tõenäoliselt ja see video, aga see oli nagu nii kõrge kvaliteediga, see oli nii pull. Minu just visuaalselt lahe, heli oli lahe, see esimene oli lihtsalt mingi ju element, mis kühveldas seal. Aga sa ei saa seda panna siis mingi miimimaailma. Miim eeldab seda, et seal on mingi naljaka taustaga sisu sees. Aga nende jaoks ju siis ongi. Eeldame, et TikToki rahvas ongi mingi 10-aastased, ei või? No tundub küll, jah. No ma ei tea. Oota, lähme tagasi Valdo juurde. Isiklik, oota, teeme valiku ka, kui meile anti, et versus, siis hääletame. Valdost räägime. Oota, hääletame. Kas see Lili Lalila või Tratsalelo, Mantalelo? No ma arvan, et see teine oli parem, aga ma räägin, et see teine vist oli kõikides kokku pandud, mis kunagi olemas on. Sa oled seda videoklippe näinud kuskil või? Ei ole, aga nagu seal olid nagu erinevad need meemi nagu need tüübid olid, siis kõik olid kokku pandud nagu lauluks. Okay. Aga nagu kui sa AI-ga genereerid videot, ongi põhimõtteliselt nii kauge, et teineteist need klipp. Ma usun, et see oli nagu ühe inimese toodang lihtsalt eri prompti. Okei, vahet ei ole, see on tehniline osa, aga... Sellest poolest ma aru ei saa, jah. Aga hääletame. Mulle meeldis teine. See sama Tratsalelo. Mul jumala
no siis on lihtne valida ju, esimene või teine. Esimene oli mingi 5-sekundne Teine. klikkus. Ja õige vastus. Õige. Sest see oli kõige pikem ka. Sa sai kuula, sa isegi pidanud vaata nägema seda videot, see juba heli oli lihtsalt nii hea. Mul on. Laulukooris pole ühtki norskajat. Miks? Sest laulmine treenib kurgulihaseid. Vale. Ma pakun, et selle kirjutas, kes see laulukooris nende juhendi on ja see sama, kes on rahvatantsus. Ma arvan, see naine kirjutas siia, et inimesed huvituksid Ma ei usu, laulukoori et see naise käekiri on. Näita. Jah. No. See on ikka see ei päris tundu hea. õudne. Aga see võib olla. Ma lihtsalt naljatan, aga see ka see ilus Oota, aga mis sellest vahurist sai siis? Jah. Valdo oli nimi. Valdo, nii. Näed, juba teab nime ja... Valdo. Näida pilti ka siis Valdol juba. on suht halb pildivalik, ainult profiilipilt on. Aga äkki see oli mingi tüdruk, kes selle kirjutas? Ma ei usu, ma arvan, et see oli Valdo ise. Ja samamoodi nagu Oscariga oli. Noh, ta ütles ka, ma arvan, ei olnud. Oliver. Ei. Väga, äkki kaugelt oli tuttav, aga lähedalt ei olnud. Ta hakka pilte näha või? Okei. Jah, võll. Kaugelt. Nali. Aga ma tahtsin öelda, et ma ise olen ka laulukooris käinud. Nagu käisin kunagi aastaid. Ja... Ma olen ka, liigutasin suud ainult. aga oota, mis oli, et sa siis ei norska, on ju? Okei, ma ei norska, aga ma nagu häälitsen öösel. Nii et see veits nagu... Nagu niimoodi, et kui teised inimesed lasid ei, see on nii. See on nagu, ma ükskord, mul on ka kuulujutt. Tegelikult see ei ole kuulujutt, aga see on lihtsalt nagu fun story. Ma olin kergejõustiku trenni, tähendab, see on trenn, see oli laager. Kõige jubedam laager, kus ma elu sees olnud on. Ja siis ma olin mingite tüdrukutega nagu ühes samas ruumis. Kõik magasime seal ja siis ma ärkan üks hommik üles ja siis kõik on nagu mingi, kuidas sa magasid, mingi bla, mingi üli weird type shit, siis ma nagu mingi hästi on ju. Vennad ja siis üks tüdruk võtab välja oma telefoni, kus peal on recording sellest, kuidas ma nagu häälitsen öösel. Ja siis ta lasi seda mulle ja siis ma nagu mingi get me out of here! Et põhimõtteliselt nagu kas nad nagu kiusasid sind? Jaa, aga see põhimõtteliselt, kuidas ma nagu magan, see on nagu niimoodi, et ma magan on ju, ja see on niimoodi. Ma tean, et sa teed seda ja sa teed seda. Nagu lihtsalt sul tuleb nagu lased nagu õhu välja, vaata. Ja siis nagu tuleb heli ja siis ma vahepeal nagu hakkan magama ja siis ma äratan ise ennast üles. Ja ma olen sellega harjunud juba, et tavaliselt kui sa niimoodi mõmmisema hakkad, siis ma olen mingi unelaul ja siis ma jään selle peale magama. Sa jääd seal rütmi peale kaisutad magama. Aga mul on niimoodi, ma räägin, ma nutan, ma karjun ja siis ma teen vahepeal niimoodi ka, et ma tõusen püsti. Niimoodi. Ja siis ma ärkan üles ja siis ma olen mingi täiesti loll, lähen tagasi magama nagu, sest ma tajun sel hetkel, et kui ma üles tõusen, et ma olen mingi lollakas. No ma saan lisada ka veel, et Saara magab niimoodi, et ta nagu silmad on veits lahti. Jaa, ma hagan niimoodi. See on väga creepy, eriti kui sa oled nagu väike ja see on nagu mingi oh my god, ma pööran teise külje nagu siis kummitused ei saa mind kätte vähemalt. tema sai kätte, aga minu ei ei, see on pull. Aga faktid ju siis. Davai, mul on siin pilt, või ma ei tea, kelle kord oli, aga ma juba võtsin mikri. Pilt, kus on kass enne eksameid ja siis pärast eksameid. Soovin kõigil jõudu ja jaksu. Ma mõtlesin, Saarah paljastab, et tema tegi selle eest, ta kogu rääkinud oma eksamitest. Ei, mul on läbi. Ei tea, kui kaamerast tõenäoliselt ei ole nii kaugelt näha. Wow, ma tahan seda näha. Okei. Sa viitsid selle kaameratega viia sinna või? See on nii palju vaeva keegi joonistamisele pannud. On midagi näha. Nois. Okei. Mul on tekst, aga ta on I have no idea, kuidas ma seda esiteks käekiri, ma ei oska lugeda ja teiseks igatahes läheb niimoodi. Klube
Šapšibdroš. Un meiterši vis likas ideaali lida. Reesa, ma ei saa midagi aru. Äkki mingi vahetusõppeline kirjutas või? Mingi oma keeles. Ma ei saa midagi aru praegu. aga tee Google Translate'iga pilt. Oota, ma teen. Issand, üks on, vaata, kuidas üks kinni on. Ja see on nagu mingi Leedu või Läti. Kuule, anna ma teen pilti. Okei. No kui see ära selle tuvastab, siis mul on uus respekt AI vastu. Okei. Seda ei loe välja. Sul oli mingi järgmine ka juba valmis, jah? Ei, ta on kinni. Oh my god. Mida? Ei, oota, sa pead seda kuulma saada. Klubi Sapa teab meiterid, kõik tundub ideaalselt puuri pandud, vale normaalne õhkkond. Nice, ma olen nõus. Läti keel. Ei, latkaali keel. Latkali. See peaks Läti olema küll. Läti keeles lihtsalt või? Miks mul latkali siin siis kirjas? See käekiri on juba nii lappes. Nii, ma kuulan nüüd. Kõrvad nüüd kõigil kikki. Ja siis keegi salapärane, eks ole. Olen Reimo salaja nõustaja. Käin teda vahel koridoris piilumas. Süda. No. Mul on nii vähe aega koridoris, et see peab mingi teine Reimo olema. See on see teine Reimo, kes kirjutas selle... Seesama. Aga mõtle, kui sa oledki sina. Kas sa tahad öelda, et otsi mind päriselt üles, tule näita ennast? Äkki see on see tulevane naine? Jah. Või mees? Et kas sa nagu ei ütle midagi, siis jätad see sinna või sa oled nagu... No, ma ausalt ütlen, ma arvan, see on nalilist. Ma arvan ka. Kui gruppi kirjutad, kirjutage ja siis... Aga Reimo telefoni number on 562. Essa number oli õige? 5. Sa arvad sinu kaldus. Okei. Maita loengus Maria ja Joosepit loobiti põrandal katusel tomatitega. Ütle uuesti. Maita loengus on maha tõmmatud. Maria ja Joosepit loobiti katusel tomatitega. Nagu siin on osad sõnad maha tõmmatud ja siis Maria ja Joosepit loobiti katusel tomatitega. No jah. Maita tunnis. Go Maria ja Joosep. Ma oleks ka loopinud. Mul üks on sõprus, aga nõrga peega. Sõprus. Pets käis siin koolis Mida? Habjalt. See on koht! Pets käis siin koolis Habjalt. Habajalt. Kus kohas see on? Kes teab? Päriselt, kus see on? Ma ei tea. Ma guugeldan. Oota, mida me räägime? Ma harin ennast. Sinu kord. Midagi ei räägi. Okei. Nii. Kuulujutud räägivad, et kooli peal olla nähtud tulnuka Valdist vihje. Otsige maja pealt rohelist nokamütsi. Habaja asub Kose juures. Okei, no jah. Oota, kas me nüüd lähme otsima seda? Oota, tulnuka müts. Ja siit montaaž otsimiseni. Ei tuld seda. Mul on kirjas, kandideerisin erialale nalja pärast, saingi sisse Haiep. Viimane sõna. Haige. Kuule, palju õnne. Tore. Peabki nalja tegema ja siis saad sisse ja elu muutub. Ei sama, mul oli ka veits niimoodi. Mul ka. Nii, Reimo korjab mul kogu taara eest. Ja see võib olla, nüüd on kindlalt jutt minust. See Reimo. See on nagu naise käekiri. Ei tea, kes seal korrata võib. Jah, siin on vene keeles, tõlkida vist ei oska, aga äkki see, su tõlge aitab, aga ma proovin ette lugeda. Tõsi. Idiot. Siin on veel mingi 10 sõna. Mušje, pogoroge, i vidit. Anna siia. Oota. Luušu. Luušu. Tumem.
Požer, Anjet, Poleno. tere teistpidi. Nii kaugelt võtab ka välja, no eks. Hoia lihtsalt paigal. Abikaasa, ei, mu mees kõnnib mööda teed ja näeb lompi, et arvab poseerija, aga ei, see on palk. Ma ei, vaata kui hea pilt see on. See on vene keeles kindlasti vaimukam. Ma arvan küll, jah. Kas meil siin kirjad otsa muidu või? Oota, mul on üks. Õpetaja skämmis mu Growtopia maailma ära. Come again? Õpetaja skämmis mu Growtopia maailma ära. Ma vihkan, kui nii juhtub. See on kõige nõmedam. Ta mängib Growtopia. Jaa, ma olin ikka täitsa lõpna. Ma olin öödpäevad. See on nagu Minecraft, aga 2Ds või? Jah. Öödpäevad. Ja ma mäletan ka, ma mingi korraldasin, ma vist ise ei korraldanud pidusi, aga ma käisin mingi pidudel reaalselt ja siis kõik kämmasid su ära ja varastasid kõik su varad ära ja mingi mis iganes. Ja, ma tegin neid pidusi. Ju siis mina ei seal. Ei, see oli bänger. Mis teil kokku... Ja, räägi. Aga miks meil üks on seal mingi kiri seal selle peal? Peaaegu oleks kõige parem ära jätnud. Siin on kirjas autoõnnetus. Aga ma ütleks aitäh kõigile, kes meile saatsid kirja. Siin oli häid, siin oli prügi. Üllatavalt vähe oli sükest nagu jura. Siin mingid mõtted ikka läbi käisid. Mauglid asjad. Et vaadake episoodi, kui teile meeldis. Kommenteerige alla, millest tahate veel kuulda. Loodetavasti teeme veel kuulujutte, et see on päris hea arutelupunkt. Saab kuulda, mis rahvad räägib. Ja näiteks logistikaseminari teate nüüd. Et teha teisel ajal näiteks. Ja et ärge siis kooli katusel siivutuid asju tehke, et kõik saavad kunagi teada sellest. Või tehke. Ma hakkan uurima. Ja siis tehke ja siis kirjutage meile ja siis me loeme ette ja siis meil on vähemalt. Me saame ka nagu mingi osa vaata sellest. Kõik saavad sellest. Ja. Ärge jätke seda, et see on ainult 2 inimese vaheline tegu. Tehke, et see on terve maailm ees. Jah. Et, ja minu meelest see, mis sa enne ütlesid ka, et kui tegelikult inimesed tahavad, siis võivad ju vabalt ju seda voice clip'i teha ju. Ei või? Parem idee. Tee voice clip chat GPT-le. Las ta kirjutab selle kokku ja me loeme selle voice'i siia eetrisse, laseks liiga pikk. Jah. Ja siis Form siis saab teha. Ma arvan, et see on üli nagu nice, sest seal päriselt inimesed kirjutavad ja kirjutavad kohe, mis on nagu mõttest tulevad. Jah, see on pikalt nagu süveneda värk ja selles suhtes lahe. Jah, siin veits jääb lühikeseks. Jah. Teil veel mingid mõtteid? Ei, mu pea valutab juba. Kuidas teil endale meeldis need kuulujutud värki üleüldiselt? Mulle meeldis esimene episood rohkem, sorry. No, seal meil oli konkreetsem teema, seal meil oli ju... Ei olnud. Me lihtsalt ütlesime kuulujutud. Ta on ikkagi, meil ikkagi oli, et nagu et kirjuta seda, mis sul hingel on ja mis iganes mingi mured, probleemid. Kas see on see, kus meil psühholoog oli saates? Ei. See oli see, kus me 2 tegime. No seal ma sain naerda. Tilgad püksis. Jah. Ei, aga me oleme ühe korra kogunud ainult juttu. Ei. Sellest on päriselt episood. Päriselt, sa ei usu. Ja praegu on kuulujutud 1 siis. Ma isegi vaatad seda, kui me oleme ühe korra veel teinud, me oleme Saaraga teinud, me Formsis. Ja, see oli väga pull. Jah, sa ise olid siin, vaatas pealt ka veel. Oota, mis meie kanal oli? Läinud korda. Mida, me just naersime kõige rohkem. Ei, see oli jumala pull, see oli kõige naljakam. Jah. Pihtimused. Jah, pihtimused. Kuulajate kirjad. Ja ei olnud see psühholoog saates või? Oota, see on see. Kuulete või? Midagi meenub. Oksendasin peol kogemata tünnisauna. Õnneks keegi ei näinud ja kuna oli pime juba, siis polnud ka väga aru saada, et keegi vette oksendanud. Inimesed käisid veel terve õhtu rõõmsalt tünnis edasi. Ma ei ole küll autoteada. No see oli hea. Jah, see oli hea. Nii et aitäh teile. Me tahame veel. Jaa, me tahame veel. Me tahame kõike veel. Jaa, kõike veel. Korjaku mõjast Araku ära tahate. Me käisime Lottemaal. Nii lahe. Miks me enam lahedaid asju ei tee? Okei. Ma arvan, see praegu oli lahedam kui ülejäänud asjad, mis me oleme teinud. Vaadake, kuulujutud on sellepärast lahe. Ükskõik, mis siin keegi kirjutab, sa saad kas või ühest sõnast kinni haarata ja me saame arutleda ükskõik mida lihtsalt. Ja sinu puhul oli Mongol. Minu puhul see oli Mongol. Oli jah. Ja tahad, saad rääkida...
või Vaher. KTM, Anton Oliver. ja Oliver. Igatahes, Oliver, me armastame sind ka. Jaa. Aitäh, et kirjutasite. Keegi võiks tulla, kes kuldsete kätega, mingi mees või naine. Paneme selle üles, tule tiimi, kui tahad, võib-olla ei tule ka, kes teab. Aga igatahes. Kas me vaatame selle teleka ka ära või? Ei. Vaatame praegu. Ja, Vaatame praegu. Jaa. Ja siis pane siuke pilk, et nagu what the hell kaamer palis pimedaks. GG. Kes allusele ütleb? Davai, thanks kuulajad, tšau!